No tere! Olen jälle Lelles, oma kodukohas. Alles see oli, kui need pisikesed õunakesed siin olid pisikesed, peaaegu ei olnudki neid näha, on ju. Nüüd on juba vaata ilusad suured, punapõsksed, juba pakatavad juba, kusjuures ka magusad. Martsipan on see õunasort. Esimene õunamahl, mis ma siis see aasta kavatsen siin teha. Ja tegelikult ma tahtsin midagi muud rääkida hoopis. Ma näitan jälle seda protsessi uuesti. Vanaaegselt käib see asi. Ma tean, eelmine aasta oli mul üldse mingi aer või mõla või, aga ma ei leidnud seda aeru üles. Ma leidsin mingi lauajupi, millega ma udjan neid siin. Korjamine võttis tükk aega ikka. Ja no, neid tuleb udjada ikka niimoodi, et saada see muld vähemaks. Huvitav, eelmine aasta oli mingi aer mul, aga ma ei tea, kus see aer kadus. Niimoodi. Kui see pesemine on tehtud, siis lähevad nad siia. Algeline meetod tegelikult. Tänapäeval on olemas, et valad ämbriga sisse. Ma ostan endale selle edaspidi kindlasti. Aga see on nagu retro praegu. See on puhas retro. Vaata. Nüüd see maksis kunagi. Mis see aasta arv siin on? Ma ei saagi aru. 1988 on see tõesti õige või? Ja maksis 86 rubla. Sükke tõeline retro. Tõeline retro. Aga tõepoolest välja on mõeldud palju paremad variandid, et valan ämbriga sisse ja seda puru tuleb kohe korraga niimoodi, et ma ei pea sükest vaeva nägema siin. Aga seekord ma teen ikkagi veel vanal viisil. Vanal viisil õunamahla. Ja noh, õunamahl on ikka hea ja ma näitan seda protsessi ja maitsemist ka ikkagi. Ma siin eile korjasin mingi paar tundi neitsin ja sain selle vanni täis ja martsipani ja see peaks tulema nüüd nagu hästi ülimagus mahlet. Et siis vaatame edasi. Ilma poolest on vedanud ja ilma taata on ilusat ilma andnud ja näitame siis seda tööprotsessi. Ja. No vot, tööprotsess selline. Siin on juba see möga mul valmis natukene tehtud. Kopsik hakkab lõpetama ka oma tööd. See on ka retro kopsik kusjuures. Ja siin ma mõtlesin, et panen kindad kätte, aga vaata ei saa ikkagi panna.
Kinnastega ei ole siin midagi teha, siin on palja käsi olla. Aga ilm ei ole üldse väga soe kusjuures, no mingi, mis ta võib olla. Pluss 13-14 on äkki. Ööseks läheb jälle jahedaks, mingi tuleb siin 4-5 kraadi ainult. Seda pätsi tegemist ma ühes videos juba näitasin, aga näitan ikkagi uuesti. Seda retromasinat peab ikkagi au sees hoidma ja siis seda mälestust alles hoidma. Siit võtan järgmise plaadi. Veski töötab kogu aeg sealpool, eks ju. Ei ole tuuleveski, aga on üks teine elektriga. Siis läheb sellised kaltsud. Ei tea, mis materjal see on, pool linane või ta ei ole lina tegelikult, aga ma ei tea, kus siuksed osta saaks, ostaks uued, et augud on sees, vaata. Jälle samamoodi. Nõks peale. See on selle esimene õunamahl üldse, nagu praegu on ju augusti 27, eks, et siin see martsipan on üks esimesi õunu üldse, kes valmib. Ja siis mõtlesin, et ma tahaks saada seda ülimagusat nektarit või seda ülimagusat mahla. Mul vanast ema ütles, et kui tema seda pakkus kellegile, siis inimesed mõtlesid, et on suhkrut sisse pandud, aga ei ole. See on nagu loomulik suhkur kõik. Ja mõtlesin, et tahaks seda mahla eraldi saada, seda martsipanist ja üks asi võib olla see, et need õunad võivad olla veits toored ja siis jääb juurde mingi toores mekk, nagu siin inimesed räägivad. Aga noh, ma ei tea. Ma siiamaani olen nagu joonud lapsepõlvest alates seda ka toorestest õuntest tehtud mahla, et ma ei tea, ma ei oska öelda. Aga ma topin selle pressi täis ja siis näitame edasi filmi, õunamaha tegemise filmi. No siin on juba tunda, kuidas see mahl juba voolab. Ja. Nii, jõudsin nii kaugele, et ladusin selle virna täis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pätsi tuleb nagu reaalselt siis. Iga pätsi vahele läheb mul siis peaaegu umbes tükis 200 seda kulbitätt. Ja hakkan siis pressima. Pressimise on lihtne. Hoian oma pead eemale natukene. Niimoodi. Ta on selline suht sukene
võib-olla nii mitte mahlakas õun, aga see, mis siit välja tilgub, on nagu ülimagus. Ja tilgub ta mulle siia. Voolab nii öelda. On 20-liitrised sellised kanistrid, mida ma olen juba kasutanud eelmine aasta ka. Selline protsess, mahla on hästi tume küll, kui ma nüüd võrdlen. Tegin ju eelmine aasta ka õunamahla. See oli kõvasti heledam, aga see oli ju pigem ju sügisõuntest, aga see on täitsa tume. Täitsa tume kohe, no. Ei, no nüüd ma võtan selle klaasi. Tegelikult mul ei ole klaasi praegu. Võtan klaasi. No nii, ma võtsin sellise vanaema klaasi. No vaata seda värvust, see on täitsa tume. Ta on tõesti magus. Ta on ikka nii magus, et võib-olla mõned inimesed ei saagi seda niimoodi paljalt juua üldse. Isegi valmis, tähendab nagu kuumutatuna, et sa pead nagu vett ikka juurde lisama. Ta on tõesti magus. Samas, kui sellest õunast pressida hästi palju mahla, mul on need jõunud palju. Sellest jaguks ju mõtleb, kauaks ajab. Segad veega ära ja jälle saad teha endale morsi. Ilmselgelt läheb see mahl lastele mängimiseks, mitte mängimise juurde joomiseks. Igale poole laiali. Palju mina seda juuan siin ära juua. Aga tõesti mõnusalt magus. Läila magus. Kas seda toorest maitset siin juures on? Need õunad olid ju natukene, ma kartsin, et äkki on toored. Ma ei tea. Maitsemeel on täna võib-olla natukene nüri juba, et ma olen 2 õlut ära joonud. Et ma ei oskagi öelda, kas siin on mingit toorest mekki juures. Keegi teine peaks seda ütlema. Ma ei tea. Mina ei oska öelda. Tükke hästi magus on ta küll. Ma keeran natuke seda powerit juurde. Nii. Siin ühe käega. Ma ei tea, tegelikult ausalt öeldes ma maksaksin, kui ma saaksin poest sama maitsega mahla,
ma maksaksin tõesti mingi 3-4 euri võib-olla liitri eest. Nagu värskelt pressituna. Aga jah, värskelt pressituna ei saa. Ei saa kuskilt. Ainult siit saab praegu. Aga noh, hästi mõnus, hästi magus. Saab oma suhkru vajaduse kätte kõik. Nii. Ma pressin oma mahla edasi ja vaatan, palju siis ma välja pressin ja vaatame, jah, palju ma siis kokkuvõttes saan. Ühe vannitäie ma siia kokku korjasin, et ei tea. Olgu, vaatame edasi. Järjekordne laadung läks vahele. Hakkan kruttima seda agregaati. Ja nii ma teen. Väga palju kordi ei ole vaja teha. Mul oli ainult mingi vannitäis õunu sinna. Huvitav, et kuidas aastaga saavad asjad meelest ära minna. Kõik õpin uuesti iga kord need nüansse, mis selle tegemise juures siin on. Aga kuna see mahl vahutab, siis ilmselt ikkagi tegemist on pooltoorete õuntega. Ma miski pärast arvan, on see õige või? Et niimoodi ta ei vahutanud mul eelmine kord. Vahutab nagu õlu täitsa. Vot nii. Ja siis tühjendamine. Nagu ikka. Mass läheb siia kärusse praegu. Sellest massist saaks head samakat teha. Ja veel hakkan samakat tegema. Mul on nüüd 2 pressitäit ja siis on näha 20 liitrit on täis. 2 pressitäit. Vaatab, palju tuleb. No nii, näed, mis siin kirjas on? 20, näed, 20 liitrit ja teine samasugune on mul veel. Ma sain kokku 40 liitrit seda massi. Tähendab, mahla sain 40 liitrit. Ja siis seda jäänust, mis jääki. See on rong. Kell saab varsti 9. Jääk läheb siia. See jääk tundub ka väga maitsev. Sellest saaks keeta tõesti samakat. Midagi võiks ju ikka kokku keeta elus, on ju? Väga fine. Väga fine.
selline tore video siis tuli. Et mahla peab hakkama kuumutama ka. 40 liitrit mahla on vaja ära kuumutada ja purki toppida ja purgid laiali jagada. Igale lapsele üks purk. Ma võin tasuta ka jagada tegelikult. kes soovib tasuta saada head mahla, siis ma võin, praegu on 40 liitrit, kui ma viitsin veel edasi teha, siis tuleb rohkem juurde. Sügise poole tulevad hapumaad õunad igalt poolt. Sealt poolt tulevad Antonovkad ja igasugused kuldrenetid ja neid ei tee mahlaks just, aga ja hapud igasugused. Ühesõnaga, siuke tore töö tegemine või siis mängimine, mäkerdamine. Näpud käisid kogu aeg suust läbi, absoluutselt kogu aeg nagu iga hetk. Et ma juba oma selle mahla olen kätte saanud siit juba näppude küljest, need näpud on sellist värvi. Ja siis lahe. Elu on ilus. Tšau! No ega tegelikult video läheb veel natuke edasi, sellepärast, et süüa on ka vaja. Hakkan grillima veel. Kell on tegelikult vähe, kell on mingi 9:30. Tegin siin eeltöö ära ja teen kuusest teen siukse tule alla talle ja siis panen siukest kuivanud õunapuud. Eile siin oli kuivanud õunapuud peale. Ja laseme heal maitsta. Mingi rong jälle läheb mööda. See on romantika, kusjuures. Tuut.